Hispaania kirjanik Miguel de Cervantes on öelnud, et ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes oled sina. Seda ütlust meenutatakse viimasel ajal siin poliitikakoridorides, aga päris tihti, kui räägitakse Tallinna võimukõnelustest. Küsimus on Oleg Besedinis. Kapo kinni peetud riigivastases tegevuses kahtlustatud venemeelses ajakirjanikus, kellele kas otse või tema perekonna kaudu on keskerakondlased maksnud Tallinnas 800 000 eurot eriteenuste eest. Tõsi, maksid edasi ka sotsiaaldemokraadid võimule saades, aga enamus koostööst nii Tallinnas kui mujal linnades on Keskerakonna näpujälgedega. Esiteks ma praegu ei saa anda ei õiguslikku ega sisulist hinnangut, ma ei ole näinud need lepingud ja teine, mis on hästi oluline punkt, kõik need lepingud olid sõlmitud enne seda, kui Besediline üleüldse mingisugune kahtlustus esitati. Riigikogu erikomisjon on mängus sellepärast, et hulk komisjoni liikmeid nõuab Tallinnalt andmeid välja, kuid sellele järelpärimisele ei kirjutanud alla mitte ükski keskerakondlane või Isamaa liige. Esiteks mitte keegi ei pöördunud ei minu poole ja nagu mina tean, et ei pöördunud ka Isamaa liikme poole, mis minu hinnangul ei ole korrektne ja seetõttu ma ise, kui nägin seda uudist, pöördusin kõigi komisjoni liikmete poole, ütlesin, et ma ise ka küsin kõik need lepingud välja ja et järgmisel nädalal komisjoni istungil ametlikult me võiksime koos neid lepinguid vaadata. Ometigi teeb Isamaa Keskerakonnaga koostööd ja aitab Keskerakonna Tallinnas tagasi võimule. Ma arvan, et see on kindlasti tõsine küsimus, mida me oleme avameelselt ka Keskerakonnale öelnud, et meie eeltingimus on, et me tegelikkuses niisugune käsitlus niisugusel käsitlusel peab olema joon peal. Et ütleme, et Isamaa ei lähe sinna koalitsiooni, ka Tallinna linna juhtimisel iga hinnast on teatud latt, millest alla ei saa joosta. Paljud valijad on sellepärast Isamaale nii pahased, et öösel kirjutati Isamaa kontori aknale tahan oma häält tagasi. Markeriga tehtud kiri puhastati kiiresti, Reinsalu ütleb neile valijatele, et valikut ju Isamaal pole. Isamaa jaoks on see olnud ratsionaalne valik selle eeldusega, et me paraku eelläbirääkimistel jõudsime arusaamani, et see nelikliit ei hakka tööle tegelikult. Muidugi on Tallinna tulevase võimuliidu heitlused Besediniga vesi teiste erakondade veskile. Selline besedindus, kui võib niimoodi öelda, ronib ikka tuppa tagasi. Et see bukett, see võrgustik, mis Oleg Besedini ja Eesti-vastase, valitsusvastase, riigivastase tegevusega avaneb, see on ikkagi enneolematult suur, et tunnistan, ma olen poliitika huviline, aga ma ei teadnud, et see on pea alla miljoni, mis on temale, tema perekonnale makstud maksumaksja raha eest. Kuideks teiste hädad on Reformierakonnale vajalikud, sest enda olukord pole kiita. Nende toetus on küll viimastel nädalatel kerges tõusus, aga neile ajalooliselt tavaline edetabel esikoht on kaugel ees. Meenutuseks, et kunagi pandi Kaja Kallasele pahaks, et tema ajal on erakonna toetus kukkunud alla 20%. Praegu on sellest 2 korda madalam isegi terve valitsuse toetus, nimelt Reformierakonna ja Eesti 200 toetus kokku liidetuna. Tõsi, see saavutas uue madalpunkti Eesti 200 järsu languse tõttu. Reformierakonna värske peasekretäri sõnul on nende tegevus õige, aga fookus segane. Peaasjalikult majandusküsimustes, et millist maksusüsteemi me ehitame, kas me ehitame ühtset õiglast maksusüsteemi või mingit muud. Ma arvan, nüüd me oleme jõudnud selgusele, et kindlasti Reformierakonna baasväärtuse ja vundamendi mõistes on kõige loogilisem valik õiglane ja ühtlane maksusüsteem ja selle me ka järgmisest aastast taastame.